Bypass-tüüpi operatsioon sobib põhimõtteliselt enamikule haiguslikult rasvunud patsientidele. Vastunäidustuseks võib olla üksnes mõni tõsisem kaasuv haigus, mis oluliselt tõstaks operatsiooni riski. Probleemiks võivad olla ka varasemad kõhuõõnel teostatud avatud operatsioonid, mis võivad olla tekitanud sinna ebasoodsad liited, aga tihtipeale on võimalik ka neid haigeid opereerida ning siiski bypass-tüüpi operatsioon teha. Bypass-tüüpi operatsioon sobib hästi patsiendile, kellel kaasuva haigusena on diabeet või on patsient huvitatud veidi kiiremast kaalulangusest ja bypassi eeliseks on ka see, et teda võib teha patsientidele, kellel on reflukshaiguse sümptomid ehk kõrvetised. Bypass-operatsiooni järgselt eeldatav kaalulangus on umbes 70–80% üleliigsest kehakaalust, mis tavaliselt realiseerub 1–2 aasta jooksul. Peale bypass-operatsiooni on äärmiselt oluline tarbida lisaks vitamiine ja mineraalaineid, kuivõrd see operatsioon on seotud imendumishäire tekitamisega. Lisaks tuleb võtta multivitamiini igapäevaselt, rauda, kaltsiumit, D-vitamiini ja vitamiini B12. Bypass-operatsioon, nii nagu ka teised bariaatrilised operatsioonid, on täna turvaliselt läbiviidav. Tüsistuste risk on minimaalne, alla 1%. Erakorralise kordusoperatsiooni risk on 0,5% ja suremus 0,12%. Bypass-operatsioon on 100% tagasipööratav, esialgne anatoomia on võimalik kordusoperatsiooni teel taastada. Bypass-operatsioon, nii nagu ka teised bariaatrilised operatsioonid, mõjuvad keha füsioloogilistele protsessidele soodsalt ja võib tõesti olla nii, et kui enne operatsiooni lapseootele jäämine ei õnnestunud, siis peale operatsiooni on see võimalik. Tõepoolest, juhul kui bariaatriline operatsioon on tehtud, siis aasta kuni pooleteise kestel me siiski rasestuda ei soovita, sellepärast et selle perioodi kestel toimub kõige kiirem kaalulangus. Bypass-operatsioonist taastumise aeg on 3–4 nädalat. Sellest esimese 2 nädala vältel soovitame olla pigem kodus ja puhata. Jalutamine on seejuures soovitatav. Hea on ka kiirem kõndimine, aga spordi tegemisest peaks hoiduma 1 kuu kestel. Kaalulanguse seisukohalt pikaajalise tulemuse saavutamisel on kõige olulisem püsivalt tõsta füüsilist aktiivsust ja muuta toitekäitumist. See tähendab edaspidi väiksemate koguste söömist ja kvaliteetsemat toitu. Enne operatsiooni on bariaatria patsiendile näidustatud valgu dieet. Seda tehakse tavaliselt 2 nädala jooksul. Valgudieet oma olemuselt tähendab seda, et igas toidukorras suurendatakse valkude osakaalu ja sellekohased soovitused anname teile kliinikust kaasa. Lisaks enne operatsiooni on soovitav pigem puhata. Kerged jalutuskäigud igapäevaselt on samuti mõistlik režiim. Ja kui te peaksite võtma mingisuguseid ravimeid, siis ka operatsioonipäeva hommikul tuleks need väikese koguse vedelikuga ära manustada. Juhul kui tarvitate verevedeldajat, siis palun informeerige sellest oma kirurgi, kes annab teile vastavad soovitused.